Tegelikult on vist väga-väga väheseid asju, kui üldse midagi on, mis elus oleks tähtsam kui suhted. Et ma mäletan üks lapsepõlves üks pastor ütles kunagi, et suhted on igavesed ja see pani mind hullult mõtlema, et mis see nagu tähendab. Aga siis ma mõtlesingi selle enda jaoks nagu lahti, et elus polegi mitte midagi olulisemat kui suhted, et need on need, millega mis meid võib-olla elus kõige rohkem mõjutavad ja kõige rohkem saavad teha meile haiget, aga vist kõige rohkem saavad tuua rõõmu ka. Peresuhted on ka sellised, mis ajas on ju nagu muutub, et kuskil seal teismeeas neid väga ei oska väärtustada või ei taha väärtustada ja siis natuke hiljem alles hakkad mõistma, et tegelikult, et kui kallid ja väärtuslikud need on, et minu jaoks praegu ma ütlen, ma olen alles hakanud avastama, et kui olulised tegelikult on peresuhted. See on ka huvitav, tegelikult kuidas ju ajas ju kõik nii-öelda nagu prioriteedid ka muutuvad, et kuidas võib-olla noorena oli see tunne, et tahaks nagu kõikidega korraga olla sõber ja kõikidega suhelda ja siis jõuad natuke nagu järgmisesse etappi oma elus ja mõtled, et tegelikult ikkagi see nagu kvaliteet nagu läheb palju olulisemaks kui see kvantiteet. Ma suvel käisin ühel sünnipäeval ja siis sünnipäevalaps tutvustas kõiki inimesi ja jõudis mu sõbra Peebuni ja siis ütles, et vot Peep on selline inimene, et tema helistab mulle isegi siis, kui tal pole mitte midagi vaja mult saada. Ja ma ise hakkasin mõtlema, et oota, kas ma ka inimestele aeg-ajalt helistan lihtsalt niisama, nagu et ei ole mitte midagi vaja. Et vahepeal ongi nii-öelda need suhted, mis meil on, need ei ole ainult nii-öelda, et meie kasu saaks nendest, vaid võib-olla selle teisel inimesel on just praegu vaja seda suhet. No ma arvan, et tähtis on tegelikult, et lihtsalt, et vahet ei ole, kes sa oled või kust sa tulnud oled või ökonoomne või sotsiaalne taust, et tegelikult kõik inimesed tegelikult väärivad ju samasugust suhtumist, samasugust lugupidamist kõikide inimeste poolt, et tegelikult ei ole vahet ju. Põhiline, ma arvan, et on see vana hea, et suhtu teistesse nii, nagu sa tahad, et sinusse suhtutaks. Ja võib-olla sellele lisaks nagu võib-olla üks kõige tähtsamaid nagu põhimõtteid on lähisuhetes või isegi nagu abielu suhtes on see, et isegi teise vajadused panna nagu enda omadest nagu ettepoole. No see ei tule tegelikult inimestele, see ei tule loomulikult, on ju. Et kõige loomulikum on ainult nii-öelda nagu iseenda eest nii-öelda tegutseda ja olla enda vajaduste peal väljas, mis on ka oluline, enda eest peab hoolt kandma. Aga minu meelest, mis on äge nagu selliste lähisuhete nagu poole pealt on see, et kui sa paned teise inimese nii-öelda endast ettepoole, siis tema teeb sinule täpselt sama. Et siis lõpuks tegelikult mõlema vajadused saavad alati nagu täidetud. Et see on hästi cool.